mina olen Kellu ja täna on mul proovida selline pisikene smuuti nagu ökoloogiline mango, porgandi, astelvõi püree. Et ma ei tea, püree, siis ta on nagu juba nagu laste toit siis või? Siukene lahe väikene. Aga kõigepealt näed sa siis kokkuvõtted sellest ja siis hiljem minu siukest matsemõtte arutelu. Ja ma tahan kohe öelda, et seda smuutit ma ei uurinud, ma ei tea, mis siin sees on. Ma ainult ostsin selle, nii et läheb puhtalt lehelt. Vaatame, kuidas välja tuleb. See on ökoloogiline püree, see tähendab seda, et maitse, lõhna ja säilitusaineid ja suhkrut ei ole siia sisse pandud. Kõik, mis siin on puhtast loodusest, ma loodan. Ja siin on ökomärgised on peal, ta on siuke mõnus, hea, kerge pakend, otsast lõpuni kraami täis ja seda saab niimoodi siit ära kasutada ka, et see ei jää kuskile selle põhja. Ta on sutsu kallis ja see kork on tobe, et kui lapsed tahavad seda süüa, siis seda nõmme lahti keerata, et nad raskelt käib. Ja pluss see pakend on halvasti taaskasutada. Et ökoloogiline asi siukeses pakendusel. Aga muidu huvitava tugeva maitsega mango ja porgand kokku pandud sobib väga hästi. Nii et kui tahad, siis proovi. No natuke kallis ta on, jah. Aga ja võib-olla lastele natukene midagi põnevat vahelduseks. Kõigepealt teeme lahti. Lastele mõeldud smuuti kohta see kork on ikka nagu mega. Ma ei tea, kuidas lapsed selle lahti saavad. Aga muidu pakend on lahe, mul meeldib selline. Vaatame. Siukene maamuna kollase värvi. Nüüd vaatame. Ta on nagu porgandi siukse mehu lõhnaga. Hästi selline paks, siuke tummine. Ta on, mango on kange ja porgand on kange. Ma tunnen siin natukene õrnalt astelvõi ka, aga minu meelest põhiliselt on porgand. Selline tugev porgand ja siis mango siin ka. Samas, kui sa jooma hakkad, siis nagu harjud ära ka. Aga ta on intensiivne maitse selline. Ja mango minu meelest vahetevahel on nagu siukse kuusevaigu maitsega, et siin seda ei ole magusama poolne. Kui sulle porgand ja mango meeldib, siis ma arvan, et see võiks sulle sobida. Kellele ei meeldi kangemad maitsed, siis see on nagu nii ja naa. Et ta on nagu peaaegu nagu kange. Väga kange ei ole ka, aga siukene intensiivne maitse võiks selle kohta öelda. Et ta on nagu öko, igal pool on ökomärgised. Siis on ökoloogiline mango püree on siis siin enamus selle koostises. Siis porgandipüree ja natukene astelvõi. Koostisega, kirjeldusega on hästi täppi pandud, et ei ole niimoodi, et mingi smuuti ja siis tegelikult see seal on nagu mingi suts ainult. Et teeme siin selle lahti ka. Kõps. Näed, ilusti mango ja porgand ja natuke astelvõi. Siis vaatame siia. Niimoodi. 62 kilokalorit. Ja siit saab neid puuviljade suhkruid siis. Ja siin on kirjas ka, et sisaldab looduslikult esinevad suhkruid, ehk siis lisatud suhkruid siia ei ole. Sobib lastele alates 6. elukuust ja seda soojendada ei tohi. See tuleb meelde jätta. Säilib ööpäeva pärast avamist. Aga praegu muidu, kui ma ei oleks teda lahti teinud, siis ta mingi pool aastat säilib mul ilusti. Ja selline lastele siukene huvitav kange maitse minu meelest. Nii, aga siis vaatame hinde. Hind on 1,29.
110 grammi. No ma arvaks, et see on veits kallis, sest vaatame, kui me siia vaatame neid erinevaid smoothisid, paljumad ja asjad, need on nagu suuremad ja maksavad vähe. Siuke värk, aga paneme siis hinde sellele. Selline ilus munakollane ta siis on ja kõigepealt paneme siis tervislikkuse. Et kuna siin ei ole lisatud suhkruid ega säilitusega muid aineid, siis porgand on hea ja mango kohta räägitakse ka palju head, siis ma võib-olla võiks panna siis 8 punkti või. Siis tervislikkus üleüldises mõttes. No siit ei saa nagu midagi muud peale siis puuviljasuhkrute. Et üleüldises mõttes ma paneks 6. Ja võib-olla vitamiinid sustest ikka saab. Et kui need ei ole siit minema töödeldud niimoodi, siis aga hind ma paneks 4. Sellepärast, et ta on väike kogust on ikkagi kallis. Siis maitse võib 7 panna. See on selline huvitav, kange, tugev, hästi tammatud maitse. Ja siis üleüldine väärtus, panen 6. Sellepärast, et esiteks ta on väike pakend. Seda asja on väga raske ümber töödelda. Sellest ei saa nagu väga paljusid asju teha, mingisugused harju saab ja mingid aku kesta sellisugused asju, et see on siuke. Ja selles mõttes ma arvan, et paneks talle kõrgemat väärtust. Aga muidu hea pakend, lihtne kaasa võtta, kui saab tühjaks, sest on väga raske. Korki avada on juba nõmeroga. Ma ei tea, kui 10 aastal läheb pooli, tahab seda osta, siis ta peab mingisuguse ja kassapidaja tädi käest palun, et seda lahti teeb selle. Siuke värk. Nii, aga nüüd arvutame kokku, mis see tulemus tuli. $6,2 tuli selle joogi püree tulemus. Tubli, hea jook. Ma soovitaks selles mõttes seda kõigile, et ta on siukse mõnusa tugeva maitsega, et see on nagu huvitav proovida. Selline smoothie sai siis täna ja varsti jälle uued põnevad toredad maitsed, nii et püsi lainel ja näeme pea. Tšau!